tere tulemast kaardi lugemisele, armas kuulaja. Ja täna tuli selline selge, tore juhatus. Tähendab, see visioon selleks lugemiseks tuli selline. Ma vaatasin aknast välja ja siin on hästi lumine, kõik on paksu mõnusat talvelund täis ja selles valges nagu valgel maastikul tundsin, et miskipärast tuli pähe sõna teejuhis, et on vaja nagu teejuhist, siis teeviita sinu teele. Selline väike võnge juhatus, inspiratsioon, võib-olla hoiatus vahel, mingi selline teejuhis sulle, viidakene, mis aitab jälle edasi minna ja korraks võtta rattalt aeg maha, võtta ennast rattalt maha ja tulla ratta pealt maha ja vaadata, mis siis päriselt toimub ja mis on siin ümber, mis maailm räägib. Kui me oleme jälle ära unustanud ja kadunud mingisse tohuvapohu, siis saame jälle nagu ärgata ikka ülesse ja tõusta enda sees nagu teadlikkusele. Et selline juhatus tuli täna ja ma valisin siuksed võluoraakli kaardid siis meile selliseks sõnumiks või ütleme juhatuseks, annab meile sellist nagu võnget ja siis see, mis minu sees tuleb, saab jõuda sinuni. Vot. Aga praegu on hästi mõnus energia, selles hästi toetab, nagu ma tunnen, et loodus ja ümbritsev nagu toetab meid hästi palju, et on siuke valgust on jagatud meile. See on suur asi, see on suur märk, et nagu ohtralt sajab seda lumekest alla, et nagu seda valgust tuleb nagu väga palju meile praegu toetuseks, et me saaksime nendest protsessidest, mis meie sees võib-olla käib ja ka meie ümber, et me suudaksime häälestuda nendest kiiremini läbi ja kergusega, et me ei jääks väga süngetesse kohtadesse kinni või raskematesse energiatesse ja suudaksime ikka tões elada ja julgeksime, just pigem julgeksime. Ja see on üks selline põhisõnum viimasel ajal, et oleks julgust seda tõerada käia ja olla aus iseenda ja teistega ja ehe ja sina ise. Aga mul ei olegi seekord pandud gruppidele mingisuguseid kaunistusi. Ja ma arvan, et ma siit praegu ei leia ka, nii et siit meil on grupp number 1 ja grupp number 2. Nii et alustame siis grupp number 1-ga. Nii. Grupp number 1 sõnum tuli selline, ma kohe näitan sulle siit. Tagurpidi tuli see kaart, jätame selle meelde. Ja tuli selline päästmise kaart. See on väga huvitav kaart. Need on sellised müstilised ja ütleme, et selles ühes pildis on väga palju sõnumeid, võib siis välja lugeda. Ja kuna see kaart oli tagurpidi, siis ma tunnen, et tuleb üles see päästmise teema. See on väga hea teema, see on hästi suurelt ennast avanud mulle viimasel ajal ja ma tunnen, et nüüd see sõnum tahab ka siia saada rääkimist. Siin on üks naine, kes seisab kose ees, tema taga on mingisugused müürid, just kui oleks nagu maja. Siuke lagunenud, aga korsnast tuleb suitsu, järelikult ta on harjunud seal olema. Ja siis on keegi siin
ma ei tea, kas läks vahepeal uduseks. Ühesõnaga, siin on keegi õhupalli otsas, kes vaatab mingisuguse binokliga ja otsib. Justkui otsib, jah. Ja see sõnum tulebki see, et see kaart oli tagurpidi, et sa ootad kogu aeg, et keegi tuleks ja päästaks sind ära. Ma ütlen, et see muster on selline muster, mis tavaliselt peidab ennast sügaval ja mida on võib-olla raske näppu peale panna või iseenda puhul kohe aru saada, et ma seda teen. Aga see on selline ohvri roll, abitu olek ja ootad kogu aeg, et keegi kuskilt tuleks ja küll siis on hästi. Päästab sind ära sellest õudusest, kus sa oled. Või sellest raskusest. Või sellest mitte meeldimise kohast. Või nagu, ma ei meeldi see elu. Või ma ei ole sellega päris rahul. Ma ei tahaks seda. Ma võin elada. Aga üks päev. On ju, see koht. Ja tegelikult selle kohaga, see koht sinus, mis ütleb, et ma võin seda elu elada. See on see koht, kes ei võta vastutust enda elu eest. Sellepärast, et tegelikult kõik ongi kogu aeg siin, mitte keegi ei tule sind päästma. See on sinu enda kätes luua elu, mida sa päriselt soovid elada. Teha asju, mida sa päriselt soovid teha. Ja kui ma ütleks seda ka, et kui sa oled selles kohas, et sa ootad, et keegi sind päästaks, et sa arvad, et kuskilt väljaspoolt, et keegi nagu muudab sinu eest kõik ära, annad kõik oma õnnevõtmed, kõik oma võtmed, koduvõtmed annad kellegi teise kätte ja siis loodad, et ta üks päev tuleb, on ju. See tähendab seda, et sa oled triivinud ära ühendusest loojaga. Sa oled läinud sellest kaugele. Sa oled hoopis teistel tänavatel. Ja ma ütlen, et hästi suur nägemine, mis sellest nagu protsessi tervenemisest tuleb, on see, et sa näed, kui täiuslik su elu tegelikult on. Ja kuidas, võib-olla see on tegelikult see, mida sa päriselt üldse tahad. Võib-olla see ongi see. Võib-olla sa pole julgenud seda kohta vastu võtta. Või vastutada selle kõige eest, mida sa loonud oled. Võib-olla sa oled ikka päris suuri asju loonud. Päris suuri vastutusi võtnud. Ja nüüd tahaks nagu põgeneda. Et keegi siis tule tõsta mind välja sellest elust. Aga tegelikult see, kus ta siin elab, on üpris ilus koht, on ju. Et kui nagu see koosekene siin voolab ja nagu loodus elab ja ütle, et kui me võtame vastu selle, mis on meile antud ja mida me oleme siis oma elus nagu viljelenud ja loonud, siis me nagu maandume hästi tugevalt maandume ja ankurdume ja hakkame päriselt elama. Sest me saame aru, et meile on antud see, mis meile on antud. Ja mul tuleb kõigepealt võtta see vastu, teha sellega tööd, jõuda koju selles kohas. Et siis liikuda aina edasi selle suunas, mida ma tahan, sest tegelikult ma olen kogu aeg seda teinud, on ju. Ma olen kogu aeg oma elus ju liikunud, ma olen elanud iga päev. Ma olen midagi valinud iga hetk. Kõik need hetked, ma ei ole olnud kuskil, ma ei tea, maganud 20 aastat, nagu päriselt maganud, niimoodi, et ma magasin, vaid ma olen ju kogu aeg olnud üleval, elanud, teinud ja toimetanud. Ja isegi kui mulle tundub, et mingid asjad on need, mida ma ju ei tahaks tegelikult valida, siis ma olen ikkagi ju need 20 aastat valinud.
ja kui sa võtad vastu selle, et mina valisin elada sellist elu, siis saab toimuda muutus. Sest et mina siis saan ka ümber valida. Ja vaadata, mis see siis on, mida ma valisin, miks ma seda valisin, mis see minuga räägib. Mitte miski siin ei ole vale, nagu valesti. Ma ei ütle, et ei ole kohti, mille eest tuleb vastutust võtta, sest see ongi väga-väga oluline. Ja on asju, mis ei ole õiged. On asju, mis ei toeta meie kõrgemat teed. Aga siis tulebki see teadlikkus on sinu sees olemas. Sa tead, kui sa teed asju, mis ei ole õiged. Tegelikult sa tead seda. Ja kui sa jõuad selleni, et ma saan aru, et ma ei ole asjade ohver, vaid ma valin neid asju, siis sul ongi võimalik teha see muutus ära. Aga seni, kuni olla süüdimatu, on nagu üks kõige raskemaid mustreid, ütleks minu arvates, nagu, et olla süüdimatu, nagu, et sa ei näe, et mina, ma olen kõige halvem, aga tegelikult ei julge vaadata neid kohti. Või tunda ära oma tõde sealt seest, siis see jääbki sind saatma, sest et sa ei julge vastu nagu vaadata peeglisse põhimõtteliselt. Ma tunnen, et siin on mingisugune vari üleval, ma vaatan, mul on need hästi head sellised mõttelõngakaardid. Mulle meeldib kutsuda kaarte nagu mõttelõngaks. Mõnes mõttes nad on nagu sellised aitab nagu avada neid nurgakesi ja kristallikesi, mis tahavad saada lahti räägitud. Siin on nüüd siis väga huvitav, siin on selline energia üleval. Ringid, selgus algab tormis ilmas. Olgu, selle kaardi põhjal mulle tundub, et mingisugune selgus vajab sinus nagu et mingi kaos on su ümber ja sul on vaja seal seest luua selgust. Et näha seda kohta, nagu, kus sa oled selles ootuses. Ja võib-olla see tohuva pohu, mida sa oled oma suure väega loonud, on sind ennast ajanud nagu marru ja segadusse. Ja see kõik käib sul üle pea. Ja sul ongi nagu seal lihtne hüpata sinna ohvrisse, et ma ei tea midagi, on ju, ma vaata, tema tegi seda ja tema tegi seda. Ja siis juhtus see olukord ja see nagu, ja siis sa oled sinna nagu sellesse tohuva pohusse ära kadunud. Järelikult see mõte või see juhatus tulebki nüüd selle sõnumit nagu see, et sul on vaja nagu olla see tormisilm siis. Sul on vaja ärgata. Sul on vaja, nagu saad aru, mul tuleb enda sees selline tunne, et võtaks külma veepange, paneks sinna veel jääkuubikuid sisse terve hunniku ja siis viskaks sulle peale, ja siis loob selle selguse. Ja siis loob nagu selle, see ärkamine tuleb nagu hoopis teine tunne. Mul oli kohe hea mõte, et kui sul on tervis okei ja sa elad kuskil, kus sa saad nagu lumme hüpata, siis võib-olla mingi selline karastuse punkt nagu. Sa korraks keerutada ennast üleni lume seest ja pane siis tähele, et peale seda värskendust sükene sahmakas, see selgus, mis sulle tuleb. Vahel on hea, kui me jääme nagu liiga, kui on liiga palav või kuum või süke, ütleme, et meie sees on liiga palju kuumust, siis kui me jahutame ennast maha, siis see tunne on nii hea. Ja ma tunnen, et sul võiks olla ka see koht nagu see värskenduse koht, et nagu oled kuskil allikas ujumas käinud ja pärast on maailm hoopis teissugune. Kui sa elad kuskil soojal maal, võib olla mingi külm dušš või minna nagu merre ujuma, kus ei ole kõige soojem praegu.
et selline mingi värskendus. Muidu üldiselt ei poolda selliseid nagu järske asju teha või nagu mingi jääaugud või asjad aga ma saan aru, et igal asjal on oma koht. Ja praegu tulebki nagu see, et see nagu toetaks sind, et tulla sellest energiast välja ja teha seda hästi teadlikult, on ju, et taadelda seda ja võib-olla palveid lugeda enne, kui seda teha ja tegelikult nagu absoluutselt iga teemaga ja kõiges on see, et kui sa nagu ühendad loojaga, siis see jumala arm nagu päästab sind, et see ühendus nagu toob kõik need lahendused. Okei. Ja luba nagu inimesi ja olukord, võib-olla sul on mingi kaitsekiht olnud peal sellest ohvri rollis, see on hästi tavaline, aga et kui sa lubad nagu sellisest nagu intiimsust või ennast nagu avada, nagu haavatav olla turvalises ruumis muidugi, keda sa usaldad, päriselt sa tead, et sa võid usaldada, sa ei pea kartma, on ju, sul on selliseid inimesi su elus, et sa julged rohkem jagada, kus sa siiamaani seda teinud oled, rohkem ennast avali tõmmata. Ja ma soovitaks seda teha nagu enne häälestudes sellele, et sa oled tegelikult hoitud ja Jumal armastab sind ja looja on nagu et sa oled nagu väga-väga toetatud ja hoitud ja see on turvaline seda teha. Ja siis tehagi endal nagu see süda lahti või rääkida, mida sa päriselt tunned, nagu teha see samm enda sees, et sa ei hoia seda mingit kappi lukus, mis sul on kogu aeg lukus olnud, et sa hakkad nüüd sinna kappi ka vaatama. Et sa nagu teed selle suure muutuse. Ma tunnen, et see viiks sind hästi palju edasi praegu. Et see aitab see stagnatsioonist välja saada ja siis sa ei oota enam päästmist, vaid sa päästad ise ennast ja koos Jumalaga, koos loojaga teed seda ja see muudab kogu seda, kuidas sa näed oma maailma, kuidas sa tajud oma maailma ja annab sükse hästi tugeva võnke sulle. Nii et selline teeviidakene tuli sulle, rescue, et ma soovin sulle kõike edu sellel teel ja kui sulle meeldis see video, siis pane ikka like ja jaga mõni mõtteke või mida sa kogesid ja telli meie kanal, saad olla ühenduses. Meil on ka hästi tore Instagrami konto, mis loob ennast vaikselt elule, et tule ka meid jälgima sinna. Valguses sõnumid on meie konto seal ja kohtume siis järgmises videos ja soovin sulle imelist päeva jätku. Nii. Ja jätkame nüüd grupp number 2. Tere tulemast lugemisse grupp number 2. Oleme siis vaatamas siin teeviidakest teie grupile, mis siis ma võin praegu öelda tahab. Sa võid vaadata sissejuhatust, kui sa tahad kuulata rohkem selle, mis lugemisega on tegu ja mis juhatused ja mõtted siin alguses olid. Aga vaatame, et siin on teie grupi suur sõnum ja ma rääkisingi, et mul tuli tunne, et praegu on nagu hästi selline palju lund ja valgust, nii et tuli siuke juhatus, et üks teeviidakene selle ühtlase valge lume sisse. Teemärk nagu, et kuhu poole liiguda ja mida kindlasti tähele panna. Ja siin sellele meie grupile tuli selline, proovin selle siit panna hästi. Nii, Spark
sära. Aga paneme siis tähele seda, on ju, et see sõnum tuli meile niimoodi tagurpidi ja me keerame õiget pidi, aga me võtame arvesse seda. Siin on siis üks naisterahvas, kes mängib viiulit väga sellise suure hooga. Ja selles on oma sära ja see loob sellist armastuse meloodiat, armastuse võnget. Aga nüüd, kuna see kaart oli meil siis tagurpidi, siis mulle tuleb selline juhatus, et mingisugune sära on hääbuma hakanud, järelikult vajab tähelepanu, võib-olla elurõõm, mingi kire järgimine, ehk siis tegemine, et selle tegemine, mis sulle päriselt meeldib, mida sa armastad, mis on sinu anded maailmaga jagada. Et tuleb nagu selline tunne, et ma tahaksin öelda sulle, et tee seda palun veel julgemalt ja ära karda neid vastu võtta, arvates, et see on liiga raske või see on palju tööd või mina küll seda tegema ei hakka nagu või sest aru, et kui meile on mingisugune anne, siis võib-olla või antud nagu mingi selline asi, mida me peaksime tegema, siis me vahel võib-olla nagu triivime sellest eemale või kardame seda vastu võtta. Seal on mingid lood nagu ees ja siis me hääbume ära kuidagi või, sest et kui me ei tee seda, mis on meie jaoks teha, siis meie sisemine nagu sära kaob ära ja see hakkab üsna kiiresti looma ennast, on ju, meie füüsilises kehas, me hakkame hääbuma ja me kahvatuks, me ei jaksa, me ei jõua teha kõike, mis tahaks, me oleme õnnetud, depressioon, nagu kõik sellised asjad on ju, et kehalised haigused, kõik. Et seepärast on hästi oluline, et me võtaksime nagu tihti seda aega maha ja mõtleksime, mida ma praegu päriselt teha tahan, mis mind kõnetab, nagu mis mulle toob seda rõõmu. Ja isegi, kui mul on mingid kohustused, on ju, mul on vaja hoolitseda kellegi eest või millegi eest või ma olen andnud mingeid lubadusi, siis kui mul on need asjad nagu reas, on ju, mingisuguses nimekirjas ja mul on vaja neid teha, et kuidas ma siis kas ma saan valida nendest, ma teen esimesena seda, mis mulle kõige rohkem meeldib. Isegi kui see on tegelikult võib-olla kõige vähem tähtsam, justkui on jutumärkides. Et nagu, et ma valin selle, mis mind päriselt kõnetab. Ja kui need asjad on tegelikult mulle üldse vastumeelsed, siis äkki ma saan oma elu ümber mõelda, mängida. Äkki see, mis nagu päriselt minust sädet toidab, nagu see on nagu see asi. Aga siis võib-olla mõtlen, et aga see ei too piisavalt raha sisse või selleks läheb nii palju aega tarvis ja mul ju ei ole või mis iganes need mõtted võivad olla. Siis mina tunnen, et tegelikult on oluline usaldada ja julgeda teha seda, mida sa päriselt teha tahad. Kes sind keelab, kes sind takistab. Hirm, raha, siis sa oledki nagu raha orjuses või kui sa nagu kardad sellist asja, siis ongi vaja Jumalaga rohkem ühenduda. Kui sa kardad kogu aeg, et sul raha ei ole piisavalt, kui sa teed seda, mida sa armastad. Ma küsiksin küll siis, et kus sul see usk on? Et mis sulle oluline on? Mis sulle nagu selles elus päriselt oluline on? Kas see, et sul on sinu sära, sul on sinu elu rõõm, sa naudid, sul on jess. Ja okei, et kas see on sinu jaoks oluline, kas sa pead seda üldse oluliseks oma elus? Või sa pead oluliseks seda, et peaasi, et mul raha on.
nagu ükskõik mis, aga peaasi, et mul raha on, nagu kui kõik muu on pekkis nagu või halvasti, siis peaasi, et mul raha on, siis ma nagu olen tegelikult nagu õnnelik nii-öelda. Isegi ma ei pea tundma seda sära või olema nagu mingi elurõõmus, aga peaasi, et mul on see korras. Et mis see päris tunne su sees on, sa võid ju vaadata seda kohta. Seal on nagu kindlasti ka kesktee olemas, et sa tunned seda sära, tunned seda rõõmu ja samas sa tunned ikkagi, et sul on vaja nagu mingit asja hoida ja sul on vaja nagu mingeid asju teha, mis sulle võib-olla nii väga ei meeldi, aga see toob sulle selle raha sisse. Võib-olla sul on võimalik siis mängida seda asja, mis sulle tegelikult nii väga ei meeldi, ausamaks nagu enda jaoks. Teha seda mingis sellises vormis, mis sulle oleks okei. Sest et teha nagu niimoodi, et sulle ei meeldi, aga sa teed sellest kõige hullem variant. Et proovi nagu ausalt need kohad enda sees läbi vaadata, et taastada see sära enda sees, et sa saaksid särama ja lõkkele lüüa. Ja mitte teiste jaoks. Mitte nagu, et teised siis nagu näevad või ütlevad, et sa oled nii rõõmus ja sa nii särad kogu aeg ja küll sa oled ikka vahva, sest tegelikult see võib olla väga petlik, võib-olla me oleme mingites olukordades väga rõõmsad, aga tegelikult nagu ülejäänud aja oleme masenduses, siis on ka see, et me oleme harjunud mingit isandat teenima nagu, et mingi heaks kiiduga me nagu lähme särama ja siis, aga tegelikult me oleme enda sees kurvad. Sest et minu arust on väga hästi öeldud see, et sa oled see, kes sa oled siis, kui sa oled üksi. Vaatame siis, mis sõnum meile siia veel tahab tulla, mis koht seal ees seisab siis sellel varjul. Mõttelõngakene. Aha, siin tuli selline huvitav pilt. Ups. Kus üks vana paarikene koob koos lapitekki ja parandustööd. Sul ongi vaja järelikult lappida enda sees midagi praegu kokku, et sa suudaksid jälle minna selle sära sisse. Et sa pead selline sügavus tahab tulla sinus. Et võib-olla sa oled pidanud nagu tegelikult nagu selliseid ebavajalikke asju väga tähtsaks oma elus ja loonud terve oma elu selle ümber, aga nüüd sa saad aru, et see ei too sulle tegelikult seda õnne ja see sära ka nagu, et see on tegelikult mingi muu asi, mis toob sinule seda sära ja rõõmu. Et sa oled nagu ehitanud oma elu üles mingisugusele teisele asjale. Võib-olla mingid materiaalsed väärtused või mingi võim või üleolek. Mingid sellised huvitavad energiat tulevad läbi. Aga tegelikult sul oleks vaja nagu tulla sellesse pure being nagu puhtasse olemusse ja laadida maha need ebatõed. See on nagu tunnen, see on nagu selline, nagu sul oleks kunstkasukat seljas kõik 200 tükki nagu. Ja siis sa oled öelnud, et vaadake, kui uhke see kõik on. Ja siis, aga need kasukad nagu on vaja sul seljast ära võtta, et sa näeksid, kui kaunis sa tegelikult oled. Ilma nende kasukateta. Et sinu päris puutumatu puhas olemus soovib kanalduda, elada läbi sinu, mitte need välised mängud. Et meie maailm tahame näha rohkem seda, kes sa tegelikult oled. Ja see ongi selline julgus minna sellest läbi. Julgus see nagu kogemus ja protsess vastu võtta.
ja võib-olla selleks ongi vaja ja olla tänulik selle kõikide selle nende imeliste kogemuste eest, nagu võib-olla mõned imelised, mõned mitte nii sinu jaoks toredad, aga et sa oled neid asju kogenud ja nüüd sa saad ärgata sellele teadmisele, et tegelikult sina ise oled nagu kõik see, et see, mida sa taga ajasid, see, mis sa arvasid, et on õnn ja rõõm ja selle nagu, et sa ei vaja tegelikult seda kõike. Et see kõik on sinu sees olemas ja minnes selle häälestusega nüüd maailma, see on hoopis teine näide nagu. See tuleb kõik hoopis teiselt tasandilt ja ma tunnen kohe nagu tuleb üles hirm nagu hästi tugevalt sinu seest, et kui ma seda teen nagu, et siis ma äkki ikkagi kannatan ja jään ilma millestki, sellest kõigest, mida ma arvasin, et see teeb õnnelikuks mind ja see on mulle hästi oluline. Siis tegelikult nagu, ma saan aru sellest hirmust, see ongi reaalne hirm, on ju. Reaalne hirm su ees seisab. Aga seda julgust ei saa mitte keegi teine sinu eest ära teha, vaid see on ainult sinu enda valik. Elada Jumalas ja teenida armastust, mitte midagi muud. Ja siit tuli veel selline kinnituse. See kaart tuleb alati siis, kui on nagu hästi mingi tugev nagu uskumuste kohta, nii et siin on need valeuskumused, on see sõnum, et sa oled hakanud mingeid asju enda kohta uskuma, mingeid sügavaid asju, nagu et näiteks, et ma olengi selline ja mulle meeldibki nii ja mul peab olema see ja see, muidu ma ei ole õnnelik ja nagu et sa oled jäänud mingisse pinnapealsesse kihti nagu kinni, kus sa arvad, et sa oled miski, mis sa tegelikult ei ole. Ja see soovib nagu, ja need uskumused kogu aeg kinnitavad ennast läbi su elu nagu ja nii ongi, no näed, see juhtus, nii läkski, jah, näed, see ongi tõde. Aga tegelikult see nagu, need on nagu sellised väiksed vimkad, mis loovad mingid oma lugusid, nagu et tegelikult see ei ole tõde. See hoiab sind mingis ärevas kohas, kus sa pead kogu aeg oma seda vale uskumusi ja tõdesid nagu kogu aeg endale uuesti looma ja hullult pingutama, et see töötaks nagu. Et siis sa saad ju õnnelik olla, jutumärkides õnnelik on ju. Aga tegelikult see on lihtsalt nii tohutu pingutus, et sa oled nii väsinud sellest ja sa tahaksid lihtsalt vabaneda nagu ja olla see, kes sa päriselt oled ja see on nagu natuke võib-olla metsikum või selline tugevam energia või lööks natukene elu kõikuma. Aga las ta lööb. Ega kui sa ei proovi, siis sa ei saagi teada. Ja kui sa kardad, siis sa oled igavesti hirmuvangis ju. Et nagu sa ju tunned ära, millest ma räägin ja mis see on. Aga ma loodan, et need sõnumid natukene julgustavad sind ja aitavad ja kui sulle meeldis see video, siis pane selle videole like ja kirjuta siia alla kommentaarid, kas sa tundsid, tajusid, mis sinuga toimub. Loen neid hea meelega, nii rõõm on näha, kui te jagate. Ja teil oli meie kanal YouTube'ist ja meil on ka siuke elujõudu sisse saav Instagrami konto, et me ka seal plaanime nüüd rohkem niimoodi igapäevaselt jagada mingeid väikseid võnkeid ja sõnumeid, et tule julged sinna ka vaatama. Aga ma soovin sulle õnnistusi ja ime ilusat päeva.